hispaania ja prantsuse keeles on ka nende emakeeles kõnelevatelt inimestelt seda ületähtsustanud, ei ole sellist väljendit nagu raha tegema. Vaid on selline väljend nagu raha võtma ja võitma. Nii et kui sa tuled koju, siis sa teatad oma, kes iganes su kodus on, et hei, ma täna võitsin raha. Käisin raha võitmas. Psühholoogiliselt on see väga erinev asi, kas sa võitsid raha või sa tegid raha. Kui sa mõistad, kuidas raha tehakse läbi usalduse, läbi väärtuspakkumise, siis sa tegelikult teenid ka seda rohkem. Kui su mentaliteet on see, et ma käin raha võitmas, joppas, sain ühe kliendile koti pähe, tõmbame korraliku protsendi peale, vaatame, et saaks kiiresti tehtud, ei hooli, siis te teate ise, et ühel hetkel need võidud saavad lihtsalt otsa. Vaatasin just siia tulles, ostsin ühe pudeli vett, vaatasin mu ees oli noor või härrasmees, kes ostis lotopileti ja see mõtted mul lihtsalt jooksid sinna, et see tõenäosus võita on välja arvatud matemaatiliselt, see on olematu. Ja ma alati mõtlen inimesi, kes teevad otsuseid, mille tagajärg on põhimõtteliselt matemaatiliselt, faktiliselt olematu. Ja sellepärast mulle meeldib ettevõtlusest rääkida ja mulle meeldib rääkida ka frantsiisist ja rääkida sellest ärist, kus ma olen täna 20+ aastat olnud, sellepärast, et seal on tõenäosus võita palju suurem kui 0,0000, ma ei tea, mis see protsent on, aga see on juba väike. Ja muideks ta pani oma teenitud raha selle lotopileti alla. Ma ei tea, millega tegeleb, aga ma arvan, et mehed ja naised teevad rasket tööd, et teenid omale igakuist sissetulekut ja hoolid oma perest, on nii. Mul on suur austus kõigi nende vastu, kes seda teevad igakuiselt, hommikust õhtuni näevad vaeva. Nagu Jaan töötab selleks, et hoolida oma perest, et hoolida nendest, kellest ta hoolib. Sa järelikult on mõistlik väärtustada seda, mida ma teen, sest kui sa väärtustad seda, mida sa teed, siis teised näevad seda. Ja siis ma jõuan selle sissejuhatuse viimase punktini on see, et vaadake, kuld on väärtuslik. On nii? Te kannate kulda, jah? Mul on vähemalt, see on mul kullast. Aga teil on ka kaunid ehted, need on kullast. No, mis kullagramm maksab? 25 mida? Eurot, selge. 25 eurot. Mis sinu tunni hind on? Mis see oli 5 aastat tagasi, palju see oli 10 aastat tagasi, palju see oli 25 aastat tagasi. Ja siis me jõuame sinna, et järelikult on võimalik tõsta väärtust. Ja võt seda saab nimetada arenguks, seda saab nimetada kasvuks, seda saab nimetada suuremaks väärtuse kasvuks või tõstmiseks ja kõike seda siis läbi usalduse. Nii et ma mõistan selle sõna suurust ja alati see ei tule meil kõigil välja, aga me anname absoluutselt oma parima. Ma vähemalt loodan seda.